tervist! Meie saade on katkenud kiirudiste tõttu. Mikrofoni ees on meie reporter Sergei Jakolev, kes on praegu sündmuskohal Ugandis. Sergei, kas meid on kuulda? Tervist, ja on kuulda. Ma olen Ugandist just sel kohal, kus mõne minuti eest algas sõjategevus. Sakslased nõuavad kohalikest elanikest Saksa kaupmeestel röövitud vara. Siin viibimine muutub iga minutiga ohtlikumaks, sest sakslaste põhimeetod on vägivald. Rõõmsaid uudised. Olen praegu Ümeras ja meie sõjavägi just võttis lahingu. Vaenlane on pihustatud ja eestlased pidutsevad. Küsigem osaleja käest, kuidas see toimus. Tere, mis muljet jättis see lahing? Kas olete rõõmus võidu puhul? No, see oli nagu põrgu, aga ma olen nii õnnelik, et see lõppes. Ja ma ei kaotanud ei oma jalgu ega oma sõpru. Ja no mis ma siis teie selle veidra asjaga lobisen? No ma lähen siis kõrtsi pidutsema. Vaadakem siis meie sõjaväelaste uhkeid riideid. Tere, jah, olen sidalane. See on Eesti tehniline uuendus, parim relv. See on hõbedane kiiver. Siin on mantel, mis kaitseb nolde eest, samuti tehniline uuendus. Eestisse on saabunud vaherahu, kuna maailmas on katk. Loodame, et meie sõjavägi elab järgmise reportaaži. Nagu oli oodatud, sõjategevus jätkus ja praegu ma olen Põhja-Eestis sündmuste keskmes. Siin ja seal on vaenlased, kes alustasid kohalike ristmist. Kas sa oled kristlane? Küsigem pealtnägija käest. Tervist! Tere, ma ei taha seda usku. Ma ei taha. Nad hukkasid mu vendi ja õdesi ning mind hukkavad ka. Täna algas sarlaste ülestõus ning eestlastel on lootus, et nad päästetakse. Mida siis kohal olevad inimesed arvavad? Hurraa! Sarlased päästavad meid kõiki, nad on meie kangelased. No, ma tegelikult ei usu, see on nii lihtne, nagu selleks räägitakse. No, teate mis? Mingi hunnik saarlasi, taanlasi ja sakslasi vastu. Võimatu. Sõda lõppes, kuid kahjuks meie sõjaväe kaotusega. Kuid eestlased ei kurvasta ja iseseisvuse kaotamisele vaatamata läksid nad pidutsema. Ma olen ikka Sergei Jakolev, kes pole 11 aasta eest isegi vananenud. Aitäh reportaaži eest. Nüüd jätkame saadet.